Meie pere toimetab siin Varnjas mitme erineva teemaga. Meil on Mesitare puhkemaja, kus me siis autentses keskkonnas pakume külalistele võimalust ööbida nii-öelda muuseumis, ehk et saab siis majutuda vanausute ehedas autentses majas. Ja siis on meil Sammoori maja, perenaise nii-öelda hobimaja. Ja siin me tutvustame Peipsivere teekultuuri. Varnjasse tõi mind armastus ja minu abikaasad töö. Nii et kui me tutvusime juba 11 aastat tagasi, oli minu abikaasa Marko Varnjas piirivalvur ja juba oli siin pikki aastaid töötanud. Ja mina siis tulin ka siia. Ja esimene kord, kui ma siia tulin, oli esimene jõulupüha. See oli mustad jõulud, ehk et pime ja porine aeg. Ja kui ma sõitsin siia sisse Varnjasse, siis see oli nagu kõige õudsam koht, kus ma vist eluses Eestis tulnud olen. Ehk et pikalt ei olnud üldse mitte midagi, võsa, siis kilomeetri hiljem hakkasid mingid majad pihta ja siis see tänav ei lõppenudki ära, et jõuda siis nii-öelda koju. Ja see jah, üldse ei kõnetanud. Ja mõned ajad hiljem siis, kui ma suvel ja uuesti tulin, siis oli see täiesti võlumaailm. Minu panus sellesse on hoida ja näidata edasi seda kihvti ja ägedat asja, mis on vanausuliste iga päev. Vanausud on hästi privaatsed, hästi kinnised inimesed, nad ei võib-olla oskagi nagu näha seda väljast tulnud inimeste silmadega, et see on põnev ja see on ilus, mis neil siin igapäevaelu on, nende kodud ja ümbritsev siin hoovides ja tänavatel. Ja kui mina siia tulin, siis ma tundsin ennast kohe ära, et ma tahan seda näidata, tahan seda hoida, tahan seda edasi tutvustada.